Nii, ja hakkame siis joonistama tabureti, et tabureti puhul, eriti kui ta on kolmejalgne, siis on keerulised need jalad, aga alguses ei pea siis seda elu endal mitte keeruliseks tegema. Et mina jällegi teen kõigepealt abijooned, teen siis läbi nullpunkti ühe horisontaalse abijoone ja ühe vertikaalse abijoone. Ja offsetiga saab siis teha nendest abijoontest koopiad, mis siis selle gabariidid mul siin paika panevad enam-vähem. Nii, nüüd siin on siis istmeplaat, jalg. Nii, siit tuleb istmeplaadi laius. Paneme siis veel siia selle jala alguse. Paneme siit veel mingi paar korda 20 välja. Nii. Ja põhimõtteliselt need abijoonte abil peaks saama siis, no ma teen tegelikult niimoodi, et ma teen selle istmeplaadi teen kohe mõlemale poole, et alguses ma mõtlesin, et ma teen ainult ühele poole, aga teeme siis mõlemale poole ka. Nii. Ja siis jääme joone peale, istmeplaat, peaks nüüd olema sümmeetriline, selle telje suhtes me üks kontrollin, kas on midagi sassi, aga ei läinud, on olemas sümmeetriline. Ja siis teen jalast sellise pandilise karikatuuri, pandiline karikatuur, kluusiga kinni. Nii, ja fillet käsuga näiteks siis raadiusega 40 see sisemine kaar ja raadiusega 60 välimine kaar, et fillet püsib siis raadiust nii ja filletiga teen ka selle istumisplaadi servad ümmarguseks. Kuna see istumisplaadi paksus on 20, siis teen raadiuseks 10 ja siin valikutes on nüüd olemas selline võimalus, et ma võtan polulaini ja siis ta teeb mul korraga kõik 4 nurka selle raadiusega ümmarguseks. Nii, miks siin tundub nüüd, et mul on mingi 20 on õige, aga mis siis siin vale on? Raadius 60. Siin on ka 60. Mul on õnnestunud siin pärast valesti raadius panna. Et seda on nüüd raske parandada. Parem teen uue jala. Ma ei tea, kuidas mul õnnestus see vale raadius panna. Nii. No nii, esimesena paneme 40. Esimene on 40, see sisemine. Ja teine raadius on 60. Nii, nüüd on õigesti. Ja no, kuna siin all seda käsurida keegi ei näe, siis ma panen selle üles, et sealt näete parem. Nüüd kahte ülejäänud jalga on nii ilma pealtvaateta keeruline teha, et kõigepealt teen siis pealtvaatesse
nii paneme siia seekord nii arestiga sisse. Teeme pealtvaatesse siis selle plaadi, istumisplaadi ja kopeerin siia siis abijooned. Et antud juhul ma siis kasutan kopeerimist. Nii ja nüüd siis offsetiga distants 20, et siis tuleb 40 millimeetri laiune jalg. Ja see osa, mis siis siit välja paistab, on siis see siin. Ja see osa, mis peitu jääb, see on siis siit üks katendjoon ja nii selle võiks purujoonega teha. Ja siia siis see kui vaatame, kas katendjoonel on ikka katendjoon. Kas ta kõik ikka on? Aga mul on see juba 1/10 mõõdus, siis ta sellepärast ei taha näidata. Nii, ja pealtvaadet on tegelikult väga lihtne teha. Et need jalajooned saab siis polararreiga panna ümber keskpunkti paljundama ennast siis. Piisab sellest, kui ma siia näiteks itemsite arvuks panen 3 ja ongi 3-jalgne taburet pealtvaates olemas. Aga kui ma nüüd hakkan siia konstrueerima seda eestvaadet, siis hakkavad probleemid, sest need kaared, nende kahe jala juures on siis ellipskaared. Ellipskaare konstrueerimine on pisut keerulisem siis kui tavalise kaare tegemine. Nii, kopeerin siia mõned abijooned endal. Need on siis need jooned, mis siia igal juhul paika lähevad. Nii, siin on siis ka veel need tagumised nurgad, et nende järgi tegelikult siis juba mingi karikatuuri sellest jalast saab siia joonistada, et karikatuur on siis kandiline. Nii, teeme siis siia ka veel ühe nähtava joone ja teeme siis selle nähtamatu joone ka siia ära. See tuleb siis siit niimoodi alla ja siin on ka tegelikult veel üks jupp seda nähtamatut joont. Et kui nüüd oleks selline nurgeliste jalgadega taburet, siis oleks põhimõtteliselt eestvaade ka valmis. Aga selle ellipskaare konstrueerimiseks selleks peab hakkama nüüd tegema abikonstruktsioone. Ja abikonstruktsioonid, et nad siis oleksid nähtavad, siis ma muudan lausa siin värvi, et panen mingi teise värvi. Et üks abikonstruktsioon on siis nüüd, meil on vaja siia tegelikult seda ringi läbimõõtu. Et see näitab meil siis tulevase selle ellipskaare ühte telge. Panen, et on natuke jämedam ka, siis on paremini näha. Nii.
selle ma kopeerin siis siia alla. Siin on vaja mõningaid täiendavaid. Et see nüüd on selle sama ringi pealt vaade siin. Ja teen sellele ka array ümber keskpunkti 3 elementi. Ja siin siis on nüüd näha, et see ringi pealtvaates siin keerab ennast üsna kitsaks. Ja ma panen siit läbi siis, ma hakkan selle array enam kinni panen, close array. Nii, ja panen siit läbi siis nüüd ühe uue abijoone. Nii, et see oranžikas abijoon, nende kahe vahele tuleb siis ellipskaar. Panen siia ka siis, et selle teise teljepikkus oleks ka mul olemas. Et nüüd mul on olemas siis koht, kuhu see, et oranžikad abijooned, et nende vahele saan ma siis konstrueerida nüüd selle ellipskaare. Ma nüüd küll praegu õnnetuseks võtsin selle tagumise külje, aga esimese külje peal tuleb täpselt sama suur ellipskaar ainult teise joonetüübiga, et tagumise külje peale tuleb ta siis selle katkendjoonega esimese külje peale tuleb jämejoonega. Nii. Ja ellipskaar on siis ellipsi tööriistade all siin, elliptikalaak. Et ma võin tegelikult muidugi kõigepealt ka joonistada lihtsalt ellipsi siia selle abikihi peale, et oleks aru saada, kust ma selle ellipskaare saan. Näitan kahte telge ja siis kolmas telge. See ellips on siis nüüd seal tagumise külje peal. Ja esimese külje peal on ta siis selline. Nii, ja nüüd tuleb mul siis üks ellipskaar siis jämejoonega teha ja teine peenjoonega. Võtan siis siit ellipskaare, näitan talle siis teljeotspunkte. Nii, ja nüüd ta küsib, kus see kaar hakkab ja kuhu ta lõpeb. Ja nagu autokäed ikka, ta teeb siis vastu päevakaart. Nii, ja siin on nüüd see kaarejupp olemas. Et praegu on ta siis teist värvi kui see muidu jämejoon, sest mul siin on pandud teine värv. Ja ma võin seda kopeerida siis tagumise külje peale. Lihtsalt siin on ta nüüd katkendjoon. Nii, aeg saab kohe täis. Näitan siis nüüd veel ära ka selle, et ma need on nüüd mul õigete kihtide peal, siis ma saan panna abijoonte kihi korraks kinni ja kasutades siis trim käsku teha need ülealused osad siit ära kaotada ja joinida siis need jooned omavahel kokku join käsuga. Nii, nüüd oleks kõik by layer, siis on kõik õige. Nii, ja tagumisena siis samamoodi paneme
funktsiooni.